Nii, tere, mina olen siis Külli Holsting ja esitlen oma pideva pedagoogilise praktika 3 kodutööd, mille ülesanne oli siis koostada plakat ühest algatusest. Ja kõigepealt siis tahaks just nimelt tutvustada seda probleemi. Ja töötan siis Pelgulinna riigigümnaasiumis ja tõin välja sellise probleemi nagu maailmahariduse õppekava, mis vajab rohkem praktilisi väljundeid. Ja praegu õpilased on teinud erinevaid projekte, seal Putukahotelli ja kogunud erinevatesse abiorganisatsioonidesse vahendeid ja käinud nooremaid õpilasi õpetamas ja igasugu huvitavaid asju. Aga mõtlesin siis välja pakkuda hoopis sellise ülesande, nagu tähistada siis rahvusvahelist toidupäeva, milleks on 16. oktoober. Ja lahendaks siis just nimelt seda õppekava väljundi probleemi ja ka üldse maailmahariduse õppekava populariseerimist, sest meie õpilased on just nimelt välja toonud selle, ja ka õpetajad, et maailmaharidus võiks kuuluda kõigi koolide õppekavasse ja meie koolis toimub sel aastal ka maailmahariduse olümpiaad. Nii, ja kuidas see läheb kokku siis meie väärtustega, siis kõigepealt esimene väärtus on meil selline nagu, et me ei tee igavat kooli. Ehk et mida lõbusamaks ja huvitavamaks ja mitmekülgsemaks meie koolitegevus läheb, seda huvitavam on see kindlasti ka õpilastele. Ja teine väärtus on meil näiteks selline nagu tegutseme koos ja paindlikult, mis annabki võimaluse ka seda projekti koos läbi viia, koos kogukonnaga, koos õpetajate, õpilastega ja täita ka võib-olla sellise kooli sisseelamise mentorluse programmi. Ja veel üks väärtus, keskendume lahendustele, nii et ka selle proovime siin sellesse projekti kaasata selle väärtuse. Ja kui kaasamisest juba juttu tuli, siis siin nurga peal, siin on mul nagu ikka, nagu näete, mu plakat on tehtud siis selline Kati Orava lihtsa visualiseerimise stiilis, et olen tema raamatut kunagi lugenud ja sellest väga vaimustuses olnud ja näinud ka paljusid tema töid erinevatel konverentsidel ja koolitusüritustel. Aga keda ma siis kaasan, kindlasti nii õpetajaid, kuna meil on ka õpetajad väga erinevatest nii rahvustest kui riikidest, siis see on juba väga huvitav moment, saab tuua just seda oma köögikultuuri, oma toidukultuuri kaasa ja loomulikult on selliseid ka palju lapsevanemate seas.